tänase kuulmisklubi teemad on meil kuulmislanguse astmed. Räägime sellest, kuidas määratakse kuulmislangust, kuidas arstid seda määravad. Siis räägime sellest, kuidas saab soodustingimustel kuulda aparaadi. Siis räägime töövõime hindamisest, mismoodi arstid töövõime hindamist teevad, kuidas nad hindavad just kuulmislangusega inimest. Ja räägime sellest ka, kuidas puude määramine tänapäeval käib, eriti just kuulmispuude võtmes. Ja räägime ka täiendkoolitustoetusest, mida on vähe räägitud. Et räägime ka sellest. Mina olen siis Lühiki Poode, minu kõrval on siin Ene Oga. Ene. Ja Ene siis saab ka täiendada seda juttu, mis ma siin hakkan rääkima. Aga meie kuulmisklubis on siin ka inimesed, kes võiksid siis alati küsida midagi, kui neil midagi arusaamatuks jääb. Et kõik, mida me siin praegu filmime, me saame välja lõigata, et kui on mingid küsimused, mis ei puutu teemasse, siis ma saan kõik ilusasti välja lõigata, nii et ei ole probleemi. Kirjutustõlgid on ka siin ilusti olemas, saate vaadata sealt ekraani pealt, mida parajasti räägitakse ja võite täiesti vabalt tunda, kohvi võtta ja kommi võtta ja või mida Ene meile siia laua peale toonud on. Nii, oled valmis, Ene? Jah, ma olen valmis. Räägime siis kuulmislanguse astmetest, et kas te oskate öelda, kuidas kuulmist mõõdetakse või mis on need kuulmislanguse astmed üldse, et kas keegi oskab seda ise kohe peast öelda? Mis? Ei tea. No näiteks need astmed on, seda küll ei oska öelda. No aga näiteks kerge puue või kerge või raske või sügav või midagi sellist? Tundub, et lihtsalt täiesti suvaliselt määratakse. No mõtlevad ära ja pärast ütlevad, et see kuulis ja siit saad ja on see vahe. Ega inimene ise ei tea. Ega ei tea inimene tavaliselt tõesti ise, et Ene? Ma arvan, et praegu tekib kohe vahele, mis on puude astmel ja kuulmislanguse vahe. Et teeme selle kõigepealt selgeks. Ja just. Et puue on ametlik termin, millega me siis tegeleme kohe varsti natuke aega hiljem, aga kuulmislangust mõõdab siis arst. Ja kui ma hakkasin otsima, mismoodi seda siis jaotatakse neid kuulmislanguse astmeid, ma leidsin 3 erinevat versiooni, kuidas seda siis mõõdetakse ja valisin 4. Ehk siis leidsin ühe sellise jaotuse, kuidas Maailma Tervishoiuorganisatsioon on kuulmislangust jaotanud. Ja kuulmislangust mõõdetakse siis milles? Detsibellides. Ja kuulmislanguse astmed on siis sellised, et on normaalne kuulmine, siis inimene kuuleb vähem kui 20 detsibelli, ehk siis ta kuuleb väga vaikset heli ka. Kui kuuleb juba natuke tugevamat heli, vaiksemat ei kuule, ütleme, on 20–35, siis nimetatakse seda kergeks kuulmislanguseks. Kui on 35–50, siis on mõõdukas kuulmislangus. Ja mis oli minu jaoks ka päris uus, oli mõõdukalt raske kuulmislangus, mida siis Maailma Tervishoiuorganisatsioon peab 50–65 detsibelli vahel kuulvat inimest peab siis mõõdukalt raske kuulmislangusega inimeseks. Mis oli veel vahva, oli tõsine kuulmislangus, mis on 65–80 detsibelli. Siis oli sügav kuulmislangus, mis oli ka varasemalt oli olemas, on 80–95 detsibelli ja täielikuks kurtuseks peetakse siis seda, kui inimene kuuleb helisid, mis algavad 95 detsibellist. Nii et see on siis see, mis on praegu Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ehk siis WHO järgi kuulmislanguse astmed. Võtsime täna siis sellise määratluse aluseks. Aga kuidas siis mõõdetakse? Ma usun, et vähemalt kuulmisklubis olevad inimesed on käinud kuulmisteste tegemas. On pandud klapid pähe ja siis peab seal piiksusid mõõtma ja siis madalad piiksud on kõrged piiksud
või piuksud, kuidas neid ka iganes nimetatakse. Urinad, surinad. Urinad, surinad ja me oleme ise teinud neid kuulmisteste, ütleme inimestele, et kuulake nüüd piiksusid ja siis inimene ütleb, et siin ühtegi piiksu ei tulnud, aga hoopis mingi urin oli, et kas see nüüd oligi see, mida ma pidin mõõtma. Aga kuidas siis ära tuvastada, kuidas kuulmislangust, ühesõnaga, kuidas inimesel on selline kuulmislangus, et ta saaks kuulda aparaadi. Mis need sagedused nüüd olid? Ene? 500 hertsi, 1000, 2000 ja 4000 hertsi. Ja sellest võetakse keskmine. 500 on selline madalam, eks ole. Madalam, 1000 jääb kõnetsooni, 2000 sellest kõrgemale ja 4000 veel. Nendes sagedustes asuvad meie häälikud. Ja selleks, et nüüd saada soodushinnaga kuldaparaati, peaks olema kuulmislangus kõikide nende sageduste juures 30 detsibelli. 30-st, mis on tegelikult väga selline hea võimalus meie inimestele, sest mujal maailmas on soodustingimustel aparaate saada alates 50 detsibellist näiteks. Et meil see 30 on väga mõnus lävend, millest alates saab soodushinnaga. Uurisin veel natukene, kas on ikka nii, et on kõik ainult 4 sagedust. Võib-olla inimene kuuleb hoopis ainult kõrgeid, või madalaid kuuleb ja kõrgeid üldse ei kuule, ei tule 30 välja. Siis selgus, et tegelikult ikkagi arst hindab seda olukorda ja arst otsustab. Et ei ole päris nagu nui neljaks, et nüüd igas sageduses peab olema 30 detsibelli. Ma natukene näitan ka seda üldse, kus need sagedused ja detsibellid on. Ma panin siia praegu iseenda audiogrammi, kus on näha ühel pool siis neid detsibelle, et see 30 detsibelli jääb siis siia. Et kui minu kuulmine oleks siin üleval, siis ma ei saaks mingit aparaati. Aga kuna ta on kõik siin allpool, siis tundub, et siin ei ole üldse mingit matemaatikatki vaja, et keskmine tuleb ilusasti ära. See on minu varem kõrv ja see on 5 aastat tagasi tehtud. Võib-olla on see mul juba nüüd halvemaks läinud ja tõenäoliselt ta on läinud. Ja vasak kõrv siis täpselt samamoodi on kohe raudselt alla 30, nii et igal juhul mina saan soodushinnaga aparaadi. Vaatame, kuidas on Ene. Ja nüüd Ene audiogramm siin. Kuidas Ene audiogramm, kas saad ka kuuldeaparaadi soodushinnaga või? No ma vaatan, et ma kuuldeaparaadi saaksin, aga ma ei lähtu kuidagi puude astmeni. Sellepärast vaadake ja, et minu madalad helid on suhteliselt head, aga väga keeruliseks teeb see sügav langus siit 30-35 detsibelli ja see on nüüd mõlemal kõrval ja samamoodi see ülestõus ja see on kõne osa, kõnatsenter on see, et see teeb selle asja keeruliseks. Siit on mul ära näpistanud kuulmist esimene COVID, mida ma põdesin ja nüüd see on siin 85, no see on ka päris hästi juba. Ta oli mul 90, et see kõik kõigub niimoodi. No meie vahe vast küllikiga on selles, et minul on sisekõrvahaigus ja mis paneb need sagedused liikuma. Ja mis on siis see põhjus, et mulle jälle ei sobi aparaat. Jälle on aparaat paigast ära, kuna tegelikkuses on kuulmine muutunud. 10 detsibelli siin muudab väga palju. Isegi 5 detsibelli. 10 detsibelli on 90. Mis kuulmislangust sul on? Lähme tagasi selle kuulmislanguse juurde ja vaatame, mis detsibellid sul olid siis. Sellisel juhul jääb mul mõõdukast kuni sügava kuulmislanguseni.
aga kui me võtame kõik need keskmised, mis see keskmine tuleks? Oota, mis need keskmised siis tuleb? Vaatame uuesti sinu oma siin. 45, see jäi keskmine, see jääb raskesse. Momendil need on rasked, sügav. Keskmine on praegu ma arvan, võt siin vist oli keskmine, eks ole? 60, 55 või 60, ütleme. Ja seal jääb, ja paremas kõrvas on hoopis midagi muud. Siis võtame tagasi korraks jälle vaatame, et mõõdukalt raske on natuke vähe, jah? Tõsine kuulmislangus äkki juba või? Jah, tõsisesse ja. Et nüüd saad ka teada, mis kuulmislangus sul on, et see on täitsa tõsine teema sinuga. No ka ei ole ju, kogu aeg ma ju kuulen hästi. No selle audiogrammi järgi kõik vaatavad ja ütlevad, et sa näed ikka, või sa näed hästi. Sa kuuled ikka maru hästi. Et me just panime enda omad siia näitena, et siis on selge see, et me ei räägi niisama, vaid me oleme ikkagi ise selles asjas täiesti sees. Teie teate oma audiogramme, jah? Kuidas teie audiogrammid välja näevad? Ma kuulin juba. Nii, aga nüüd me näitame ka, kus need häälikud asuvad, mis on hästi huvitav teema, et kui inimese kuulmislangus on juba näiteks kuskil seal 30, 40 või 50 alates hakkab kuidagi ära kaduma, siis inimene tavaliselt ütleb, et ma ju kuulen, aga ma ei saa aru. Miks sa siis aru ei saa, kui sa kuuled? Et see on sellepärast, et need häälikud asuvad erinevates sagedustes. Kõne osa jääb nüüd kuskile siia. Niimoodi, kõne osa on siin. Madalaid tavaliselt üsna paljud kuulevad, on ka vastupidi. Madalates näete, mis tähed siin on. No M, N, E, O, sellised tähed on. Ja nüüd, kui on enamasti langenud need kõrged helid, siis näete, mis siia jäävad. Ja nüüd, kui need häälikud on sõnas sees, siis teil tekib segadus. Te ei saa aru, mis sõna see on. No vahet ei ole, meie aju paneb ka sinna midagi muud aeg-ajalt vahele. Minul on tänu sellele järsule langusele tekivad kõik need erinevad helid. Aju vahetab heli välja teise vastu. Kas sul on A-täht kadunud või? Minul ei ole A-täht kadunud, minul on N-täht kadunud. Ka L või M. Ja näete, need on kõik siin ühes kohas. N on mul kohe raudselt kadunud, kui tuleb järgi G, B, D. Enne seda mina N-tähte ei kuule. Aga sul on ju aparaat. No ei kompenseeri. No midagi ei ole teha, aparaat ei ütle mulle, et seal on N-täht. Aga kus seal S on? S on siin, kõrgetes. Temaga nii hädas. Ma kuulen teda nii suurepäraselt, et ta rikub mu kõik muud kuulmised ära. Ta on susisem. Ma olen käinud kuuldeaparaadi ümber häälmistamas ja no ei saa. Kõik ükskõik, kes räägib või ma algul arvasin, ma ise oma häält kuulen valesti või ei, see on igal pool ükskõik, mida ma kuulen, Eestit kogu aeg vilistavad ja vilistavad. No väga huvitavad. Ja toome nüüd ühe tabeli veel siia, kus me näitame, mida kõrvaarstid peavad eakohaseks kuulmiseks. Et kui nüüd meie audiogramme siin meenutada, siis meil on vist väga palju allapoole sellest eakohasusest, aga isegi siis, kui inimesel on näiteks eakohaselt 70-aastane inimene, kellel öeldakse, et on hästi normaalne, kui ta kõrgeid helisid 50 detsibellist alates hakkab alles kuulma, siis tegelikult ju ta ei kuule neid sõnu, sest need häälikud, mis me just vaatasime, need asuvad ju üleval pool. Need on ju hoopis seal 4020 detsibelli, nii et ta neid häälikuid ei kuule ja kuidas ta siis sõnadest aru saab, et mis siis, et see kuulmine on eakohane, ta vajab ikkagi kuuldeaparaati, ta vajab abi selleks, et hästi kuulda. Ma arvan, et see eakohane tähendab äkki seda, et see ei ole haiguslik.
see tähendab siis seda, et ei pruugi saada võib-olla puuet või töövõimet või mida iganes, et kui nad seda vaatavad, milline see eakohasus on, siis nad võivadki kirjutada, et ega tegelikult pole häda midagi, sest kõik on normaalne. Aga ikkagi, kui inimesel on see 30 detsibelli on see keskmine, siis saab ta vähemalt soodushinnaga aparaadi. Nii, ja mida siis on vaja selleks, et aparaati saada? Vanasti oli selline termin nagu abivahendikaart, mida siiamaani räägitakse, et mine ja muretse endale abivahendikaart ja siis sa saad endale selle aparaadi. Tänapäeval on abivahendi tõend, abivahendikaart kui selline, see paberkandjal mõnel muidugi on alles, et seda enam vaja ei lähe. Et kõigepealt kõrvaarst annab välja tõendi, et inimesel on kuulmislangus 30 alates, eks ole, ta saab soodushinnaga kuuldeaparaadi ja siis seesama kõrvaarst, kes selle tuvastab, annab välja tõendi, et on vaja kuuldeaparaati. Ja seal tõendi peal peab olema siis kirjas ka, et mis abivahendit ta vajab, et kuuldeaparaatidel on tavaliselt mingisugune kood, mida siis see arst peaks sinna kirjutama, aga piisab ka sellest, kui ta on kirjutanud, et vajab kuuldeaparaati. Ja kuuldeaparaati saab iga 4 aasta järel jälle mõlemasse kõrva saab taotleda ja otsikud saab iga aasta uue. Nii, kas on sul lisada? Ma lugesin siit lihtsalt pool viltu, et ma saan ühe kuuldeaparaadi mõlemasse kõrva, ühesõnaga ühe ainsa, mitte 2. Jah, et ühte kõrva üks aparaat ja teise kõrva teine aparaat, et ühte kõrva 2 ei mahu. No ma arvasin niimoodi. Nii et 4 aastat on ka Eesti puhul päris hea, et mõnes riigis on 5 aastat, 6 aastat, et aastaid tagasi oli meil ka 3 aastat, aga nüüd on siis 4 aastat, on tavapärane kasutusaeg ja siis saab uue aparaadi taotleda. Aparaat võib kehtida ka kauem, aga siis sellest ega siis inimene ise otsustab, et kas ta vajab uute või ei vaja. Kuulmislangus ju on tavaliselt ka süvenev, et see, mis 4 aastat tagasi on saadud, see ei pruugi sind enam aidata. Ja seda, kas sul on 4 aastat möödas juba, seda saad vaadata Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonnast. Sinna saab sisse logida ja vaadata, et kas sul on 4 aastat täis või vanasti oli see abivahendikaart, sealt pealt sai vaadata, nüüd kes enam mäletab, millal midagi on saadud. Aga selles iseteeninduskeskkonnas siis on kõik need andmed olemas, tuleb sisse logida. Mina olen siin loginud mobiili ID-ga sisse, aga saab ka siis ID-kaardiga või Smart ID-ga. Ja tuleb selline pilt ette, kus ongi siis abivahendid. Ja lähed vaatad, mis minu abivahendid on ja seal on siis näha, et mul on kuuldeaparaadi otsakuid on võimalik saada, täitsa vaba on see jääb, aga kõrvatagused kuulmisabivahendid näiteks ei saa veel, et pole veel 4 aastat täis. Kuidas sinul on? Kas sul... Mul on nii noored aparaadid, ainult 1,5 aastat. Sul läheb veel aega? Väga palju aega. Väga palju aega läheb. Teil on küsimusi selle kohta. Olete vaadanud seda iseteeninduskeskkonda? No siis võib sinna minna vaatama, et mis seal kirjas on. Seal on need hinnad ka, et ma sinna ei pannud. Ja väga tervitava nähtus on see, et 1. novembrist tõusis individuaalotsikute baashind. Nüüd saab 50 eurot. Ja oma osalus on 7 eurot siis? Jah, no see oleneb, milline on otsik. Aga jah, ühele kõrvale on siis 50 eurot. Nii, see on nüüd siis see, mis puudutab kuulmislangust ja kuuldeaparaatide saamist. Aga räägime töövõime hindamisest ka. Töövõimet siis hindab meil Töötukassa
Töötukassasse tuleb saata see taotlus, kas siis elektrooniliselt paberil või siis minna juhtumikorraldaja juurde. Ja hindamisel tuvastatakse kas osaline või puuduv töövõime või öeldakse, et oled töövõimeline, ehk siis ei määrata kumbagi. Ja mis on tavaliselt küsitud meie käest, on see, et kas hinnatakse ilma abivahendita, kas siis kuuldeaparaadiga või kuuldeaparaadita, siis tegelikult nad hindavad toimetulekut koos aparaadiga. Et kui sul kuuldeaparaati veel ei ole, siis tuleb seda seal ka põhjendada, et aparaati veel ei ole, alles taotlen. Või kui aparaat sul liiga, ütleme, ta on selline, mis veel või enam ei aita, siis tuleb ka see ära põhjendada, et enam ei aita. Ja mida siis hinnatakse? On erinevad valdkonnad, mida hinnatakse ja meie jaoks on tõenäoliselt kõige olulisem, mida me saame kuulmislangusega inimesena kirjutada, on teabe edasiandmine ja vastuvõtmine. Tähendab seda, et meie siis enamasti ei kuule seda, mida öeldakse. Võib-olla me ei saa ka ise sõnumit edasi anda, kuna me ei ole kuulnud, mis sõnumit me peame edasi andma. Ja mis on veel, on igasugune ohu tajumine ja ohutu liikumine. Et kui sa ei kuule, siis võid ju autole jääda või ei saa aru, kus sa oled või on sul tasakaaluhäired. Ehk siis on hästi palju on liikumisega seotud, teabe edasiandmise ja vastuvõtmisega seotud. Ka õppimisega on meil päris palju probleeme, kuna kui me ei kuule, siis me ju ei saa võib-olla ka näiteks videoloengutes osaleda või siis koosolekutel ei saa või koolitustel, et meil on neid piiranguid päris palju. Ja loomulikult siis suhtlemine. Et päris palju asju on, mida kuulmislangusega inimene saab ikkagi kirjeldada selle töövõime hindamise taotluse juures. Ja võtsin siin lahti ka ühe siis olulise punkti, seesama teabe vastuvõtmine. On sellised küsimused seal, et kas te kuulete või saate lugeda teiste inimeste huultelt lihtsalt teavet. Ja siis on siin vastuse variandid, et näiteks on jah, väikeste raskustega, mõõdukate raskustega, suurte raskustega, peaaegu võimatu või ei. Ja iga vastus annab mingi punkti. Siin peate tõesti hästi mõtlema järgi, kas see küsimus on nüüd mõeldud tänase päeva kohta või on see mõeldud nagu üleüldse ühe sellise päeva kohta, kus on keeruline olnud. Et tavaliselt inimene tahab ikka olla hästi tubli ja kirjutab, et ei ole minul mingeid probleeme eriti ja paneb, et jah, ma saan hakkama või on väiksed raskused, üldjuhul ju saan, aga kui sa hakkad jälle mõtlema nende olukordade peale, kus on keerulisem, kus on hämar, kus on pime, kus on müüra, kus on kaja, et kas sa siis saad ikka hakkama. Et tuleb hästi hoolega mõelda, mismoodi vastata. Ja kui sa nagu kirjutad, et ongi väikeste raskustega või polegi probleeme, siis võib tulla see töövõime hindamise vastused. Ei olegi midagi, mingeid piiranguid ei ole ja täiesti töövõimeline. Et siis inimene küsib, et huvitav, et mul on ju kuulmispuue ja kuidas ma siis nüüd ei saa. Et kõik need vastused, mis annad, kõik tuleb ilusasti läbi mõelda ja mõelda selle peale, mis on see kõige keerulisem olukord olnud. Ja see aeg-ajalt ja mõnikord, selle kohta? Selle kohta on niimoodi, et seda ei võeta siin tõena. Aeg-ajalt, mis tähendab aeg-ajalt? Mis kriteerium on aeg-ajalt või mõnikord? Mis situatsioon on mõnikord? Ei sobi ju. Peab olema konkreetselt välja toodud, konkreetselt kirjeldatud. Ja siis on võib-olla hoopis näiteks mõõdukate raskustega. Ja seal all kirjeldada seda asja. Seal peabki kirjeldama neid olukordasid, et mis siis on juhtunud. Näiteks see sama, et hämaras ja pimedas ma ei saa üldse, ei saa mingisugust infot vastu võtta, sest ma vajan suu pealt lugemist ja kui ma ei näe suu pealt lugeda, siis ma seda teha ei saa.
et hoolimata sellest, et mul on kuuldeaparaat, siis hämaras ja pimedas ma ei saa hakkama, sest ma toetun ka suu pealt lugemise peale. Ja no võtame see aeg-ajalt ja mõnikord, see on väga vähe, võib-olla mul on 1 kord 2 kuu kohta see mõnikord, aga ülejäänud on ju kõik väga hästi. Et sellepärast see nagu ei sobi. See ajaline kestvus on oluline tõesti sellepärast, et kui töövõime hindaja, ütleme see ekspertarst hakkab seda lugema ja kui inimene kirjeldab, et jah, mõnikord ma ei kuule, siis tal tekib ka nagu küsimus, et mis see mõnikord on, et ka tavaline inimene mõnikord ei kuule. Et peab ikkagi kirjeldama ära konkreetselt, kui tihti seda juhtub. Selles mõttes, et kui seda juhtub näiteks kord kuus, siis see ka ei lähe tõenäoliselt arvesse. Et kord kuus võib ka kõigil seda juhtuda. Ja mida ekspertarst vaatab ju ka seda, et kas digiloos või selles terviseportaalis on ka seda kirjeldatud. Et kui seal terviseportaalis kõrvaarst või perearst ei ole seda kinnitanud, et sul neid probleeme on, siis kahjuks ekspertarst hindab selle, näiteks sinu antud mõõdukate raskustega 2 punkti, hindab selle ümber ja leiab, et see ei ole kuidagi tõestatud. Ehk siis, et kõik see, mis teil on, need piirangud, need tuleks ka arstidele rääkida. Ennem tuleb alati arsti juurest käia ja arst peab need piirangud kõik kirja panema. Minu viimane kogemus on selles, et rääkisin kõrvaarstile, et teate, et ma lugesin oma digiloost, et oli kirja pandud, et kuuldeaparaat kompenseerib kuulmise. Ja kõrvaarst vaatab mulle suurte silmadega otsa, küsib, kas see kompenseeri siis või? Ma ütlesin, kuidas ta kompenseerib, kui mul nii palju kõigub. No siis ta natukene mõtles, ütles, ei kompenseeri vist jah. Pani kirja siis selle? Pani kirja. On ilusti kirjas, ei kompenseeri, kuna kuulmine langeb kuni 35 detsibelli. Nüüd pani kirja. Enne ei pannud, eks? Ei, enne ei olnud kirjas. Ja mis on oluline on see, et kui te olete teinud selle audiogrammi, mis ma just enne näitasin, siis selle audiogrammi võiksite küsida endal ka paberile kaasa. Ja lihtsalt sellel põhjusel, et arst ei saa seda audiogrammi digilukku panna. Ja ekspertarstid on öelnud, et kui te teete seda töövõime hindamise või puude taotlust, te võiksite selle audiogrammi sinna üles laadida. Ehk siis see annab juurde, ta annab palju infot arstile juurde. Ta näeb seda, kui kõver siin see audiogramm on, mismoodi ta siis jookseb. Et tavaliselt arst kirjeldab lihtsalt ära, et tal on kuulmispiirang, on 30, 40, 50 detsibelli ja kõik. Aga kuidas see audiogramm siis tegelikult välja näeb, seda ekspertarst ei näe. Et see tasuks juurde panna. On küll nüüd ka digiloos vaatasin viimast pandud kirja sageduste kaupa, aga mitte piltlikult. Aga sageduste kaupa on kõik kirja pandud. No kes oskab ette kujutada, see kujutab, kes ei oska, see ei kujuta. See on lihtsalt ühe ekspertarsti soovitus, kellega ma rääkisin, et öelge oma sihtgrupile edasi, et audiogrammi võiks juurde laadida. Et see on ka uus teadmine. Ja siis veel, et me rääkisime sellest ka, et tuleb kindlasti kirjeldada seda piirangut, mis piirangud teil on, et kui sagedasti see on, et mitte mõnikord ja mis sa veel ütlesid, mis see teine oli? Aeg-ajalt ja mõnikord, mis iganes, et seda tuleb väga täpselt kirjeldada. Kuna neid jälle hinnatakse. Näiteks kui juhtub mõnikord kuu jooksul, paar korda kuu jooksul, siis arstid hindavad seda kerge piiranguna ja annavad 1 punkti sellele. Kui on näiteks nädalas 2-3 korda, no siis juba hinnatakse seda mõõdukaks piiranguks. Kui on näiteks igapäevaselt see piirang, näiteks on see, et ma ei kuule absoluutselt, kuidas keegi inimene minuga räägib ja iga päev ma oma pereliikmete jutust aru ei saa. Ja isegi kui mul on aparaat kõrvas, ikka ma ei saa aru, siis hinnatakse seda raske piiranguna ja saab 3 punkti.
ja kui siis on nii, et näiteks üldse ei ole võimalik abivahendit kasutada, üldse ma ei saa mitte kellegist mitte kunagi aru, siis hinnatakse seda 4 punkti vääriliseks. Et seetõttu ongi hästi oluline seda kirjeldada, kui tihti seda juhtub, kui pikalt seda juhtub. Näiteks selline kriteerium nagu valu on väga selline isiklik, seda ei saa kuidagimoodi mingisuguse asjaga väga mõõta ja seda valu on ekspertarstid öelnud ise ka, et palun kirjeldage seda võimalikult täpselt, kui suur see valu on, kui tihti seda esineb, kus kohast seda esineb, et see on oluline info, mida arstidele on vaja kindlasti üles kirjutada. Ja väsimus näiteks, et samamoodi, et kui sa millegipärast väga väsid, kuulmislangusega inimesel on seda eriti tihti, sest kuulmine on pingutus ja see nõuab väga palju keskendumist, väga palju tähelepanu ja õhtuks on kuulmislangusega inimene üldjuhul palju rohkem väsinud kui kuulja inimene. Ja seda peab kindlasti ka seal kirjeldama. Täiendada. Edasi. Ja ekspertarst on siis see, kes vaatab seda töövõime hindamise taotlust, mida oled sina kokku kirjutanud ja kontrollib tervisesüsteemist järgi, kas seal on need andmed ka need samad, mis on siis see inimene kirjeldanud. Ja mida vaatab ekspertarst? Ta vaatab kindlasti seda, kas see olukord, mida sa oled kirjeldanud, on ajas muutuv. Ehk siis, et kui on selline tunne, et inimene võib varsti terveks saada, et pole hullu, et alguses on tal praegu on tal valus ja praegu on tal piirangud ja väsinud, aga tundub, et aasta pärast võib ta juba täitsa terve olla, kui ta võtab oma ravimeid, siis tõenäoliselt seda osalist töövõimet võib-olla määratakse ainult nagu ajutiselt 1 aastaks. Või kui see on muutumatu seisund, näiteks kuulmislanguse puhul ei ole väga loota, et kuulmislangus nüüd ära kaob kuidagi ja tagasi tuleb ja nüüd inimene on kuulja, siis tõenäoliselt on see muutumatu seisund, võib-olla ta muutub isegi halvemaks, siis enamasti määratakse see osaline või puuduv töövõime siis pikemaks ajaks. Meie puhul on kuulda olnud, et 5 aastaks on klassikaline näide. Ja mida vaatab ekspertarst veel, mida peab kindlasti silmas pidama, on see, et kas inimesel on määratud mingid ravimid. Kui ta on arst on välja kirjutanud ravimid ja ta ei ole neid välja ostnud, siis tekib arstil nagu selline tunne, et järelikult ta saab ilma ravimita hakkama. Et inimene võib-olla lihtsalt mõtleb, et ma ei võta neid tablette, mul ei ole vaja neid, ma saan ilma hakkama, siis kuidas siis ekspertarst saab siis hinnata, et tal on sellised piirangud, nagu ta kirjeldab, kui ta ravimeid ei võta. Ja samamoodi abivahenditega on juhtunud niimoodi, et inimesele ei ole määratud osalist töövõimet, kuna tema abivahendid olid vanemad kui 4 aastat, olid 6 aastat vanad abivahendid ja ta kirjeldas seda, ta ei ole nüüd võtnud uusi, siis ekspertarstile tundus, et inimene saab ise hakkama, järelikult ta ei ole vaja abivahendeid, kui ta ei ole neid nüüd soetanud. Ja ongi selliseid piiranguid tuleb rohkem kirjeldada. Jah, mul on ravimid, mul on abivahendid ja ma tegelen nendega nii palju kui võimalik. Tahad sa täiendada? Kindlasti ei ole väga hea sõna seal taastusravi. Minu enda kogemus ütleb, et ka olen olnud väga pikal taastusravil, küll kuulmislanguse, mitte kuulmislanguse tasakaaluga ja sinna on pannud tasakaalu õde, et käib ja natukene on juba paremaks läinud, siis ekspertarst ütleb niimoodi, et aga taastusraviga on kõik kompenseeritav. Ja, konkreetsed sõnad. Siin ongi see, et ekspertarst vaatab, et seisund on ajas paranev ja sellepärast on ta siis seda leidnud, et tuleb jälle nagu hästi täpselt kirjeldada, mismoodi see haiguse kulg ikkagi on. No, et jah.
nii ta on, et ekspertarstid näevad ju ainult pabereid, nii et inimest ennast ei näe ja see, mis nad sealt loevad, see kõik sõltub sellest, mis sa ise kirjutad ja mis on arstid sinu kohta kirjutanud. Aga siis räägime sellest ka, kui palju see rahaline toetus on, mis saab osalise või puuduva töövõimega inimene. Et sellel aastal on siis nii, et osalise töövõimega inimene saab keskmiselt 318,6 senti. Ehk siis päris selline hea toetus on, et tasuks taotleda. Annab ikka juurde küll. Ja ka mis see siis tähendab? See tegelikult tähendab seda, et sa kompenseerid seda sinu lisapingutusi. Et sina ju tegelikult pingutad selleks palju rohkem, et töö käia. Sul on vaja neid abivahendeid, sul on vaja nendega tegeleda, häälestada, sul on vaja neid remontida, sul on vaja pingutada rohkem kui teised. Et see rahasumma siis on mõeldud selle jaoks, et sa saaksid nii-öelda kompenseerida oma tervise hädasid. Puuduva töövõimega saab inimene 558 eurot kuus keskmiselt. No see sõltub sellest, kas on 30 päeva või 31 päeva kuus. Meil on veebruaris saab kõige vähem, siis on 28 või 29 päeva, aga keskmiselt niimoodi see summa on. Ja töövõime toetusega on see asjaolu ka, et see sõltub väga sellest, kui suur on inimese sissetulek. Et kui inimese sissetulek on suurem kui näiteks 2310 ja 12 senti, siis osalise töövõimega inimene töövõime toetust ei saa. Et puuduva töövõimega on see natuke suurem, on 2790, aga sealt alates siis leitakse, et inimene saab juba piisavalt palju seda palka, et ta peaks saama oma need lisakulud ise hüvitada. Et nii see kahjuks praegu on. Et kui keegi on jälle vaadanud, et sel kuul ma millegipärast ei saanudki seda töövõime toetust, siis tuleks vaadata oma Maksu- Tolliameti portaali, mis seal kirjas on. Et võib-olla on juhtunud see, et olete saanud näiteks palka ja puhkuseraha ja siis veel mingeid kompensatsioone kõik ühes kuus ja siis tundub, et ongi nagu ebaõiglaselt tehtud teie osas. Et nüüd ei saa siis töövõime toetust, kuna tundub, et liiga palju on raha saadud. Siis räägime ka kuulmispuudest. Nüüd on see puue kui ametlik termin, mida siis määrab samamoodi ekspertarst Sotsiaalkindlustusametis. Ja Sotsiaalkindlustusameti ekspertarst hindab näiteks tööealisel inimesel selle põhjal, mida on Töötukassa ennem hinnanud, ehk siis tööealine inimene tavaliselt taotleb mõlemat korraga, kõigepealt siis seda töövõime toetust ja siis puude toetust ja kõigepealt hindab siis Töötukassa ja siis hindab Sotsiaalkindlustusamet. Aga nad teevad siiski sõltumatud otsused. Et on näiteks Töötukassa on öelnud, et inimesel on osaline töövõime, siis Sotsiaalkindlustusamet võib öelda, et aga puuet ei ole. Et võib ka niimoodi otsustada. Aga siis puude astmed on keskmine, raske ja sügav. Kas te teate, mis puue teil on või on teil puue? On puue? On ka puue? Ene, sul on ka puue või? Ei ole puuet. Ei ole puuet, mina sain terveks. Minu haigus, millele ravi ei ole, on praegu ravimitega kompenseeritav. Niimoodi leidis ekspertast. Palju õnne! Aitäh! Igaühel ei vea niimoodi. Ei vea. Aga mis siis puude hindamisel nüüd teistmoodi käib kui töövõime hindamisel? Et seal vaadatakse natukene teistmoodi piiranguid. Kui töövõime hindamisel olid, võtan natukene tagasi, vaatame, mis on töövõime hindamisel, on liikumised ja käelised tegevused ja teabe edasiandmised ja õppimised ja mis seal kõik on, siis puude
hindamisel vaadatakse söömist, hügieenitoiminguid, riietumist, liikumist, suhtlemist. No suhtlemine on see õige, eks ole, mis on ka alati meile vaja hinnata ja ravitoimingud. Aga mida vaadatakse puude hindamisel väga hoolega, on see, kui palju inimene vajab kõrvalabi või juhendamist või järelevalvet. Ja loomulikult seda ka, kui tihti ta seda vajab, et kui intensiivne see kõrvalabi juhendamise vajadus on. Ja ütleme niimoodi hästi konkreetselt, lakooniliselt praegu öeldes on nii, et kui inimene vajab kõrvalabi rohkem kui 25% ööpäevast, siis võidakse hinnata tema puue keskmiseks. See on nüüd ekspertarsti poolt teile öeldud, hästi lihtne skeem, et see on nüüd nende praktikast tulenev selline otsuste tegemine. Ehk siis abi on vaja 6 tundi ööpäevas. Ja see peab olema ära tõestatud. Muidu ei saa. Ja praegu ongi meie sihtgrupi puhul tulnud tagasisidet, et puuet enam ei saa, nii nagu ka Ene ütles. Ja päris mitmed ka teised vaegkuuljad on öelnud, et millegipärast varem oli ja nüüd järsku enam ei saa. Siis ongi selgunud, et kunagi vist anti seda puuet natukene liiga kergekäeliselt ja nüüd hinnatakse seda põhjalikumalt. Ja kõiki neid piiranguid, tähendab mitte kõiki ei pea arvestama, vaid näiteks kui piirang on suhtlemise valdkonnas, siis sellest juba piisab. Aga suhtlemise valdkonnas peab olema piirang nii suur, et sul on vaja kõrvalabi või juhendamist vähemalt 25% ööpäevast. Siis on see nii-öelda puudega hinnatav. Ja puude hindamisel või kuulmispuude määramisel Sotsiaalkindlustusametis hinnatakse 3 sagedust. Seal on siis 500 000 ja 2000, et seal 4000 üldse ei mainitud. Ja sellest detsibellidest rääkides siis, see oligi, alates 65 detsibellist. 65 detsibellist hakatakse nii-öelda mõtlema, et inimesel võib olla puue. No ma tean seda, et kuna on suhtlemine Soome Mineeriliidust professor Ilmari Pyykoga, siis tema ütles juunikuuses kohe, et nendel on juba ka aparaadi saamine alates 65 detsibellist. Nende aparaadiga on meil küll parem ütleme olukord, eks on aparaati me saame kergemini, aga selle puude osas selgus veel ka see tõsiasi, et kui inimesel on kuulmislangus ühes kõrvas ja teine kõrv kuuleb normaalselt, siis tal tegelikult puuet ei ole. Et teine kõrv kompenseerib seda ühte kõrva päris ilusasti. Äkki küll meile tundub, et see võib-olla ei ole päris nii, siis praegune metoodika seda siiski nagu toetab. Et jälle tuleb mõelda sellele kõige kehvemale päevale, mõelda selle peale, kuidas sa siis ikka ise hakkama saad. Et kui sul on näiteks kuuldeaparaat, et kui sa käid poes või kui sa käid kuskil ametiasutuses, kas sa siis saad üksi hakkama või on see ikkagi vaja kedagi, kes sulle appi tuleb ja selgitab selle, mis olukord parajasti oli. Või sa saad ikka ise hakkama, et tuleb nagu hästi tõsiselt selle üle mõelda. Ja need toetused, mida siis puudega inimene saab, on hästi erinev. On tööealisel kuulmispuudega inimesel on üks summa, kui näiteks tööealisel on mingid muud puuded ka, siis tulevad juba mingid teised summad. Ma siia tõin välja praegu ainult kuulmispuudega inimese summad. Ja need on erinevad siis töötaval inimesel, tööealisel inimesel, pensionäril ja lapsel. Et ütleme keskmine puue, kui sa oled tööealine, siis keskmine puue annab sulle 30 eurot ja 17 senti, aga kui sa oled pensionär, siis sa saad keskmise puudega 12 eurot ja 79 senti.
aga laps, kellel on keskmine puue, saab 138, õigupoolest mitte laps, aga lapsevanem saab 138 eurot, eks ole, üle selle ka. Nii et see on natukene keerulisem kui töövõime hindamise puhul. Seal on üks summa kõikidel, aga puude osas on siis väga erinev, mis puue sul on, mis raskusastmega sul on ja seda maksab siis Sotsiaalkindlustusamet sotsiaaltoetuse nime all. Päris väiksed summad, aga puue on oluline, mille jaoks enne? Puue on seotud teenustega. Mind ei huvita see 12 eurot ja 79 senti, vaid ma vajan neid piigasid, kes mulle seal teksti kirjutavad. Aga kuna mul nüüd puuet ei ole, siis ma seda teenust ei saa. Mis teenus see on? See on kirjutustõlke teenus. Täpselt samamoodi ei saa ma ka füsioteraapiat. Mitte füsioteraapiat, vaid rehabilitatsiooni. Meil oli enne füsioteraapiast nii palju juttu, et ka rehabilitatsiooni teenus ei ole minule kättesaadav. Et me oleme selle teemaga ka rääkinud Sotsiaalministeeriumis ja Sotsiaalkindlustusametis ja me räägime seda edasi, et kuna praegu on väga keeruline puuet saada, siis inimene võib jääda vajalike teenust ette. Ehk siis ütleme, pensionär vajab kindlasti puuet selle jaoks, et saada siis rehabilitatsiooni ja kirjutustõlke teenust. Ma arvan, et äkki seda puuet on veel nii mõningaski kohas vaja. Ma ei ole küll veel jõudnud uurida, kus täpselt. No mingite soodustuste saamiseks. Kas teatrisse või kus iganes mingid soodustused. Võt seda ma ei tea, poodides on ju ka eakatele soodustused. No eakate aga samamoodi on bussipiletid, bussisõidud, need on ka rongisõidud. Nii et selle puude saamisega on kõige keerulisem. Me siis täna rääkisime, kuidas siis saab soodushinnaga kuuldeaparaadi, mis on kõige lihtsam praegu nendest asjadest, mis ma siin nimetasin, vaja ainult 30 detsibelli arsti tõendit. Töövõime hindamise puhul on üldjuhul hakatakse vist vaatama 40 detsibellist, et kui sul on 40 detsibelli kuulmislangust, kõik need muud piirangud ja puude osas on siis 65 detsibelli, nagu ma aru sain, et vaadatakse alates sellest ja vaadatakse seda, et see 65 detsibelli oleks sul parema kõrva detsibelli, ehk siis, et teine kõrv peaks olema siis nagu veel hullem. Ma natukene täpsustan, paremini kuulvas kõrvas, mitte paremal kõrval. Paremini kuulvast, jah. Mitte parem ja vasak, vaid paremini kuulev kõrv ja halvemini kuulev kõrv. Ma panin siia ka puudega vanema toetuse summa, ehk siis on see inimene, kes on ise puudega, aga kelle laps on siis, kes kasvatab veel last kuni 19 aastast saamiseni. Ja siis täiendkoolitustoetus. Täiendkoolitustoetus on üks selline toetus, mida maksab Sotsiaalkindlustusamet töötavale puudega inimesele. Et jälle on vaja puuet, aga töötavale just. Et inimene peab tööl käima, siis tal on võimalik saada täiendkoolitustoetust nende kulude eest, mida ta on oma koolituseks kasutanud. Ja seda makstakse 613 eurot 3 aasta kohta. Siis kui sa oled näiteks seda mingi koolitusel käinud, mis on 600 eurot maksnud, näiteks sel aastal oled käinud, siis järgmine aasta ei saa, pead ootama 3 aastat ilusti. Kui see täis saab, siis sa saad uue toetuse taotleda. Ja see peaks olema ikkagi tööga seotud, siis on see võimalik ära põhjendada. No näiteks meie puhul on päris mitu korda olnud nii, et inimene, kes on kuulmislangusega, on tahtnud viipekeelekursust ja siis on viipekeelekursusel käinud ja saanud täiendkoolitustoetust, kuna ta on tööalaselt vaja, siis on ilusasti selle raha tagasi saanud. Aga on ka mingisuguseid muid koolitusi, on arvutikoolitused ja muud koolitused, mida siis inimene võiks oma tööalaselt vajada. Ja selleks on siis vaja
teha avaldus, et on olemas seal seesama iseteenindus, kus ma näitasin teile algusest. Iseteeninduse kaudu saab selle avalduse teha või siis digitaalselt allkirjastada, saata e-posti aadressile või siis lausa tavalise postiga või viia see avaldus ka sinna koha peale. Avaldutele on vaja juurde lisada ka siis koolituskulu ehk siis arve ja arve tasumise kohta ka mingi dokument. Et sellest toetusest väga palju ei teata, sellepärast ma selle siin täna välja tõin. Et mul on tunne, et näiteks praegu ka vaatasid seda esimest korda, et selline toetus on olemas. Ja. Nii, nüüd on need, mis me täna teile rääkida tahtsime, need on siin räägitud. Meie kuulmisbuss on ka siin alati pildi peal. Meie poolt on praegu kõik. Kas teil tekkis küsimusi? Ja kui vaatajatel siin tekib küsimusi, siis ka kirjutage, helistage, joonistage. Olge tublid!